Tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna me räägime ühest mega huvitavast teemast just psühholoogia valdkonnas ja meie aju valdkonnas, mis eriti täna on ülitähtis ja oluline. Ja miks ma ei ole videot pannud, ongi see, et ma olen nagu frustreeritud üleüldiselt nagu ühiskonna, ma ei tea, kogu maailma, ma ei tea, väga nagu, ma isegi ei oska seletada seda tunnet, aga ma olen üritanud oma peas sellele kuidagi mingisugust lahendust leida, sest ma olen suur maailmaparandaja, eks ole. Kui see teema on sinu jaoks huvitav, palun jaga seda oma sotsiaalmeedias, kas või Instagrami storydes, kus iganes. Ma väga tahaks, et see teadmine jõuaks paljude inimesteni, sest et eriti täna on see ülitähtis asi, millest aru saada. Ja äkki siis on lihtsam või huvitavam lugeda erinevaid artikleid ja allikaid ja olla allikakriitilisem. Tänane teema on confirmation bias. Minu üllatuseks paljud inimesed ei tea, mis see on, aga minu arust seda võiks kas või koolis õpetada, et mis see reaalselt on. Alustame sellest, et Harper Lee on öelnud, inimesed üldjuhul näevad seda, mida otsivad ja kuulevad seda, mida kuulavad. Ülikeeruline lause. Ma panen selle inglise keeles siia, võib-olla on loogilisem, aga tegelikult see seletab lahti väga hästi, mis asi on confirmation bias. Teeme paar asja veel selgeks. Confirmation bias erineb teisest hetkel interneti ajastu nii-öelda suurest probleemist, mida nimetatakse filter bubble, ehk siis eesti keeles võiks selle kohta öelda veebi kajakamber nii-öelda või siuke filtrimull. Ja see tähendab seda, et algoritmid prioritiseerivad sisu, mis sulle meeldib ja mis sind võiks hoida veel kauem oma nutiseadet või seda äppi kasutamas. Ehk siis algoritmide abil on väga raske näha üldse vastuargumente, erinevaid vaatenurki, sinust erinevaid vaatenurki või sinu sõpradest või sinu tuttavatest erinevaid vaatenurki. Ehk siis seda sisu, mis üldsegi võiks nii-öelda maailmapilti avardada. Aga see ei ole mitte siis meie ajupoolne filtreering, vaid see on konkreetselt siis tehnoloogiline algoritm, mis kõik otsused sinu eest ära teeb. Ja sellest rabbit hole'ist kuidagi välja saada on ülikeeruline. Ja kui sa tahad selle kohta rohkem teada, siis ma soovitan vaadata siukest dokumentaali nagu The Social Dilemma. Ma olen sellest ühe YouTube videoga teinud, mis on kuskil siin üleval, aga see on ülihuvitav teema ka. Aga sellest ma täna ei räägi. Nüüd, kuidas defineerida confirmation bias'it eesti keeles? Mul pole näemugi. Kalduvus, ma ei tea, mis see on. Kinnituskallutatus. Ma ei tea. Ma hea meelega kasutan ikkagi sõna confirmation bias, sellepärast mul ei ole õrnaamu, kuidas seda eesti keeles õigesti nimetatakse või kas sellest üldse eesti keeles on mingisuguseid uuringuid. Mul ei ole õrnaamugi, ma ei ole psühholoogiat õppinud, ma lihtsalt, see on ülihuvitav teema ja ma lugesin hästi palju uuringuid selle kohta. See on 60-ndatest pärit termin. See on kalduvus lugeda või tõlgendada infot enda olemasolevate hoiakute toetuseks. Ja see lähenemine on tihti alateadlik ja tahtmatu, pigem isegi rohkem tuleneb sinu nii-öelda ajust ja sellest, kuidas me mõtleme ja sellest, kuidas meie aju analüüsib asju. Ma toon paar näidet, et kuidas see toimib. Esiteks, see mõjutab meie üldist maailmavaadet. Näiteks, eks ole, täna on pühapäev, olen kodus, on lockdown, pole lihtsalt minu päev. Ma hakkan vaatama, et mujal inimestel ei ole lockdown, neil on mingisugune pidu, sooja oma reisid, vanad koolid tuttavad kihluvad kuskil. Mulle jääb mulje, et nagu kõik elavad elu, aga mina otseselt ei ela. Milles on probleem, on selles, et tegelikult ma ise otsustan seda infot scrollida ja selles infomullis elada. Kuigi ma tean, et see tõmbab mu tuju alla, aga ma teen seda ikkagi. See on umbes sama, et kui on nagu hullult masepäev, siis sa kuulad veel kurvemat muusikat lihtsalt, et veel rohkem mulguda. Teine, see mõjutab seda, kuidas me tõlgendame infot. Kui inimene armub, siis ta näeb kõike seda, mis seda armumist kinnitab. Kaaslane on perfektne Kreeka jumal, ilma ühegi red flag'ita. Sõbrannad isegi võivad öelda midagi tema kohta, aga sa ei kuule absoluutselt mitte midagi selle kohta. Su kaaslane on ja jääb perfektseks. Aga siis, kui suhtes on pikka aega mingisugused suuremad mured ja mingisugused tülid ja asjad on hapud, siis sind ajavad närvi tema, ma ei tea, tema kommentaarid, tema reaktsioonid. See on üldjoones ikka see sama inimene, kellega sa suhtesse läksid, lihtsalt mis on erinev, on see, kuidas sina suhtud temasse ja mis on sinu tunded tema suhtes. Kolmas näide on sellest, et confirmation bias mõjutab isegi sinu mälestusi. Et me kipume vahel tõlgendama või isegi muutma mälestusi ja fakte oma uskumuste järgi. Ma isegi, ma arvan, ei pea siin näidet tooma, aga me oleme ilmselt kõik oma kas vanavanemate, vanemate või sõpradega vaielnud selle üle, et kellel ikka kõige täpsem mälu selle olukorra üle oli ja kes ikka kuidas käitus. Sest
kõik mäletavad asju omamoodi. Ehk siis confirmation bias on üks kognitiivsetest kalduvustest, kuidas inimesed analüüsivad infot ebaobjektiivselt. Kui on näiteks tekkinud juba teatav arvamus teemast, siis on palju raskem selle kohta nii-öelda ratsionaalseid järeldusi teha. Ja kõige rohkem puudutabki see just teemade puhul, mis isikule emotsionaalselt väga korda lähevad. Ja erinevad uuringud siis on öelnud, et üks põhjuseid, miks inimaju võib kippuda niimoodi infot analüüsima, on see, et aju tahab töötada võimalikult efektiivselt. Ehk efektiivsus on alati aju prioriteet. Ja meid pommitatakse tänapäeval nii suure infotulvaga, et meie aju ei suuda enam analüüsida selle absoluutselt igat külge, et mitte kallutatult asju mõista. Kuigi tehnoloogia ja infoajastu areneb tohutu kiirusega, siis meie aju on ikka seesama, mis ta oli tuhandeid aastaid tagasi. See konstruktsioon on ikka veel sama, muidugi mingid asjad on muutunud, aga see, kuidas meie keha mingitele asjadele reageerib, on ikka üsna samasugune. Ehk siis põhimõtteliselt nagu ürgajal ohust hoidumiseks peab olema aju prioriteet infot võimalikult kiiresti analüüsida. See on nii-öelda instinktiivne või automaatne refleks, kuidas me mõtleme. Varem lihtsalt toimus see pigem füüsiliste tagajärgede pärast. Nüüd kaitseb meie aju pigem psühholoogilist poolt, aga reaktsioon, mille aju teeb, käib ikkagi niimoodi, nagu tegu oleks füüsilise rünnakuga. Ja teine põhjus võib olla enesehinnangu kaitsmine. Inimestele meeldib ennast hästi tunda, aga kui avastatakse, et teadmine, mida nad on pikalt kõrgelt hinnanud, on vale, rõhub see meie eneseväärikusele ja paneb meid enda suhtes halvasti tundma. Seega me kipumegi analüüsima või tõlgendama või välja lugema infot, et just oma ego pigem toita. Samamoodi meeldib meile tunda ennast väga intelligentsena või targana. Seega kui mingisugune informatsioon pigem just viitab meie teadmatusele või halbadele otsustele, võtame seda kui rünnakut oma intelligentsi pihta. Ja kuidas see inimest ikkagi mõjutab? See mõjutab otsustusvõimet. Kõik otsused, mida me teeme, on tehtud info põhjal, mille me oleme läbi analüüsinud. Näiteks on ühes teadustöös, mille ma siia kirjeldusse panen, tõestatud, et inimene mäletab enda argumente palju paremini kui oma vastase oma, kuigi neid uuriti täpselt sama kaua, täpselt sama aegselt ja lihtsalt ühele anti üks pool ja teisele anti teine pool. Sest et teise poole argumentide meeldejätmiseks ei olnud enam lihtsalt motivatsiooni. Ja eriti poliitikas on lihtsam olla objektiivne, kui tegemist on sinust nii-öelda kaugema teemaga. Aga kui teema läheb sulle väga korda, võib sellega kaasneda kognitiivne dissonants, mis lihtsamal kujul on suurenev stress ja ärevus, mis omakorda trigerdab ma ei tea, eestikeelne sõna, pole õrna aimugi. Trigerdab meie flight or fight reaktsiooni. Sa kas täie rauaga ikka raiud oma rida või siis lihtsalt põgened vastaste vaadete eest ja nii-öelda devalideerid seda, mis on siis flight, äralendamine nii-öelda. Ja samamoodi kohtame me seda näiteks ka eelarvamustes. Kui Mari kohtub Jüri sõbraga ja Jüri on oma sõbra kohta juba öelnud, et ta on perearmastav ja suhtlusaldis inimene, otsib Mari selle sõbraga kohtudes just neid samu Jüri mainitud iseloomuomadusi. Ja nende kinnituseks küsib või viitab Mari oma vestlusest temaga just nendele samadele teemadele, perele, sõpradele. Mitte ei küsi näiteks, et mis raamatud talle meeldivad, kuna see otseselt ei kinnita kuidagi, et kas ta on perekeskne või suhtlusaldis inimene. Ja eriti minu arust toimib see nii-öelda negatiivsete hoiakute puhul, et kui juba keegi ütleb teise inimese kohta midagi negatiivset, siis sa justkui lähedki seda negatiivset temast otsima ja ei suuda enam olla objektiivne sellel esmamuljel. Miks see praegu väga tähtis teema on? Praegusel perioodil on meil infoküllus, kõik üritavad kuidagi selles supelda ja seetõttu võib see viia inimesi hoidma väga tugevaid uskumusi, vahest ka vääruskumusi ainult selle nimel, et näidata iseendale ja teistele, et neil on arvamus ja nemad saavad selles infokülluses nii-öelda suurepäraselt hakkama. Mina ei saa selles infokülluses hakkama, ma isegi ei tunne mingisugust süüd selle kohta, et mul ei ole kõiges arvamus. Ma ei arva, et mul peabki olema kõiges arvamus. Kui ma ei arva asjadest midagi, siis ma ei ütle midagi. Võib-olla ma loen selle kohta. Ma arvan, et ei ole vaja isegi hoida arvamust igas asjas, kuigi võib tunduda, et ühiskond ja Twitter ja kõik asjad seda meile peale suruvad. Ja selle tulemus on see, et me muutume ülienesekindlaks oma uskumustes, sest me oleme juba kamminud läbi tohutult palju infot, kus pidevalt enda tõekspidamisi toetavaid argumente välja nopime. Mis tähendab, et me alateadlikult ignoreerime ja jätame vahele infot, mis neid uskumusi ei toeta, sest see meie ajule ei tundu tähtis
ja vajalik üldse seda analüüsida, sest me ei taha tunda, et me oleme valesti mõelnud, et meie kogu elu on olnud vale ja me ei taha oma nii-öelda enesehinnangu ja ego pihta saada. Miks peab sellest teadlik olema igaüks? Eriti teadlikult lähenetakse sellele teemale just meditsiinis, juuras, kommunikatsioonis, meedias, sest et kui kriitilisi otsuseid tegevatel inimestel oleks väga suur confirmation bias, võidakse teha vale diagnoosi, ebaõiglaseid kohtuotsuseid, ülekohtuseid arvamusi, kallutatud artikleid ja nii edasi. Aga kõik see on kogu aeg nii-öelda ajakohane või kogu aeg toimiv ja sellepärast on olnud valed näiteks USA valimiste pollid, mis nii-öelda ennustavad, et kes presidendivalimised võidavad, meediaartiklid, kallutatud ajakirjandus, ebaprofessionaalsed teadusuuringud, liigselt enesekindlad investeeringud, isegi ärimaailmas on confirmation bias samamoodi väga aktuaalne, ehk siis absoluutselt igal erialal on tegelikult vaja analüüsida infot ka igapäevaelus. Tegelikult ju tahaks teha otsuseid ratsionaalselt. Ja täpselt samamoodi oleks see kohal, kui ma läheks nüüd aasta pärast trenni mitte tegemist, rühmatrenni, näiteks joogasse. Ja mu peas tundub, et kõik need super fit inimesed, kes seal parasjagu trenni teevad, et nad just ekstra vaatavad mind. Ja just seda minu suutmatust tasakaalu hoida või normaalselt hingata või keskenduda või mida iganes. Ma otsingi ainult seda kinnitust oma peas, ehk siis ma vaatan kõiki neid inimesi, ma vaatan seda, kas nad vaatavad mind ja kui kas või üks inimene vaatab mind, siis on see mulle tähtis, mitte see, et kõik ülejäänud 20 inimest neil on täiesti suva. Ja see on ka confirmation bias. Ja kui sul tekib nüüd küsimus, et okei, meil on nüüd confirmation bias, me ei suudagi olla ratsionaalsed, me ei suudagi olla objektiivsed, mida ma siis üldse selle vastu teha saan, siis tegelikult kaks väga suurt muutust oma suhtumises ellu minu arust muudab väga palju. Näiteks see, et läheneda elule uudishimuga, mitte veendumustega. Et see, et sa oled kogu aeg avatud sellele, et sul ei ole õigus, sest kui igasse olukorda sisse jalutada suhtumisega, et mul on õigus, ma teen kõige paremini, ma olen kõige targem inimene siin ruumis, oled sa kindlalt juba confirmation bias'iga silmitsi ja põhimõtteliselt juba nii-öelda ei suuda ratsionaalselt mõelda. Ja kui sa oled valmis selleks, et su arvamus võib olla vale, aga ei pruugi, aga samas võib olla, siis sa oled maailma suhtes palju rohkem avatud, su silmad on palju rohkem lahti ja sa oled nii-öelda avatud võtma vastu uut informatsiooni, mis saab arendada sinu arvamusi kõikide erinevate asjade kohta ja muuta sinu teadmisi nende kohta ja sa oskad neid nii-öelda ratsionaalselt analüüsida. Ja teine asi, et kui sa loed ükskõik missugust infot, siis üritada empatiseerida selle vastaspoolega, luua isegi võib-olla nimekiri vastuargumentidest, lasta oma sõbral mängida seda nii-öelda halba võmmi või bad cup'i, kes teiselt poolt seda teemat avab, mis sul parasjagu käsil on. Ühesõnaga uurida infot mõlema poole kohta, mitte ainult seda, mida sa ise tugevalt toetad. Näiteks, ma ei tea, kui oleks USA valimised ja on demokraadid ja vabariiklased, kuigi vabariiklaste maine võib-olla hetkel ei ole kõige parem, siis ikkagi uurida väga palju ka nende kohta ja samamoodi demokraatide kohta ja lihtsalt kaevata mõlema teema puhul väga sügavale, et saada natuke ratsionaalsema arvamuse kui lihtsalt see, mida kajastab meedia või mida sa oled kuulnud sotsiaalmeediast või teiste inimeste käest või kust mujalt, sest et kõik need asjad jällegi juba tekitavad sulle kallutatud arvamused ja eelarvamused, mis võib-olla ei proogigi üldse õiged olla. Ehk siis, mis mu mõte on see, et alati võiks olla huvitatud kõigi arvamusest, kõigi nii-öelda perspektiividest, olla avatud küsima, et aga mis sina arvad, aga mis teie arvate. Mulle väga meeldib teha Insta stories selliseid nii-öelda küsimuse püstitamisi, et mis teie arvate, kas see võiks olla niimoodi või kas see võiks olla teistmoodi või noh, kuidas iganes. Ühesõnaga, et lihtsalt pakkuda endale juba seda võimalust, et sul oleks võimalikult avatud maailmavaade kõigi suhtes. Kui sa nüüd ükskõik mida loed, siis sa oskad mõelda selle peale ja oskad võib-olla oma aju trikitada sellega, et ta ei mõtleks võib-olla kõige efektiivsemalt just sinu personaalsete hoiakute poole, vaid sa suudaksid analüüsida kõiki külgi. Mulle meeldib, kui romantiliseks kogu see valgus praegu läks, aga ühesõnaga mu Instagram on @katrinhu. Näeme, kindlasti jälgige seda kanalit, likeige seda videot, kommenteerige oma arvamusi selle teema kohta. Ma tahaks täiega teada, mis te arvate ja kas te olete seda kohanud või kas te teadsite sellest varem või kas sellest peaks rääkima. Kõik on väga põnev minu jaoks. Varsti näeme, tšau!